No tere, me jätkame teemat, mis meil on siin aktiivne olnud pikemat aega, raha. Universumis on küllust, sealhulgas ka finantse, piisavalt kõikide inimeste jaoks ja veel rohkem. Miks siis üksikud inimesed saavad olla rikkad? Me siin vaidlesime sinuga vahepeal, kas 1% või 3%, vahet ei ole. Kas 1 või 3%, meie ei kuulu selle 3% või 1% hulka. Miks keegi saab selle kätte, keegi jääb ilma? Punkt number 1. Sina lähed võtma seda väikse teelusikaga, aga see, kes on rikas, see julgeb minna pangega või veel suurema anumaga. Mõned lähevad üldse kahvliga. Nii palju kui kahvli külge jääb, nii palju jääb. See teeb sulle nalja, aga sisuliselt see on nii. Miks siis keegi julgeb, keegi ei ja teised ei julge? Kõik algab sellest, mis mõtted juhivad sinu küllust või vaesust. Sest alateadlikud mõtted, mis on 2 miljonit korda, ma kordan veel kord, 2 miljonit korda kiiremad kui meie tavamõte. Ja iga kord, kui sina tunned, astud oma vaesuse mustrisse sisse, näiteks, mis on vaesuse muster? Kui sa oled kade kellegi üle. Kui sa kadestad näiteks, et näed, temal on, minul ei ole. Tavaline mõte, eks ole? Võrdled kogu aeg, ühel on, teisel ei ole. See on vaesuse muster, automaatselt. Kui sa seisad poeleti juures või oled suures kaubanduskeskuses. Ma isegi kujutan ette, et see ei ole Eesti, ütleme Pariis. Ja sa lähed, et siia poodi ma üldse ei astu sisse, sellepärast, et mul ei ole seda raha. Vaesuse muster. Sa isegi ei julge endale mõelda, et sa võid lubada endale kunagi sellist asja osta. Sa tunned iga kord sellist vaesust. Mina seda endale lubada ei saa. Kui sa lähed poodi, toidupoodi ja sa valid leiba mitte selle järgi, mis leib sulle maitseb, vaid sellist odavam. Tuttav teema, eks ole. Ja. Või piima. Miks teil täna ei ole kilepakendis? Ma ei tea, kas üldse müüakse veel kilepakendis piima. No, ma ei osta lihtsalt piima, ma ei tea. Ja et ma kunagi kuulsin sellist naisterahvas, kes väga pahaselt nõudis seda kilepakendist piima, sest miks tema peaks rohkem maksma selle pakendi eest ja seal oli näha, et kohe viha oli selle. No, inimselgelt sa süvendad seda oma vaesuse mustrit. Ma ei ütle midagi selle vastu, et sa ostad kilepakis piima. Normaalne. Aga kui sa teed seda mitte selles negatiivsuses, vaid sulle meeldib kilepakis piim. Mul ei ole midagi selle vastu. Oleneb kõik sellest, kuidas sa selle juures ennast tunned. Kui sa tunned ennast vabana, sul on hea, sulle meeldib osta sellist piima. Sulle meeldib, et sa ostad odavat ja sa oled selle juures väga rahul sellega. Siis on okei. Aga kui sa ostad seda piima vihaselt ainult sellepärast, et ta on odavam ja sa ei saa endale seda lubada, siis sa süvendad oma seda vaesuse mustrit. See on selge. Ja, see on täiesti selge. Ma lihtsalt jäin mõtlema selle peale, et kas ei või juhtuda lihtsalt sellist olukorda, kus sa oled nii harjunud elama lähtudes sellest mustrist, et sa võid minnagi poodi ja arvata, et sa tunned ennast seejuures täiesti mugavalt. Et kuidas sa märkad seda, et sa ostad seda mitte sellepärast, et sul on mugav osta kilepiima, vaid sa oled niimoodi harjunud. Vaid sellepärast, et mul on reaalselt selline vaesuse muster. No seda võib vaadata mitmel tasandil. Sa võid märgata seda, et sa kadestad. Sinu jaoks võib olla see kelluke, et sa tabadki, et sa tihti peale oled kade teiste inimeste peale. Teine võib märgata seda poes ostes. Kolmas võib seda märgata
erineval viisil me võime seda märgata. Oluline on see, et sa hakkad teadvustama endale, et sa tahad tegelikult rohkemat. Ja julged seda hakata tahtma. Sa ei mõtle enam, et sa võtad, kui sina saad rohkem, et sa võtad kellegi käest ära, sellepärast et see on ka üks muster, mis istub meie sees täitsa sügavalt, et me mõtleme, et kui mina saan universumilt, kõiksuselt rohkem, siis keegi tunneb sellest puudust, see ei ole nii. Kui sa märkad, sa pead lihtsalt teadlikult märkama, kuidas sa käitud poes. Kuidas sa mõtled, et kui sul on tarvis uut kampsikut osta? Mis sa või järgmine mõte on? Tahaks minna Max Marasse osta uue kampsuni. No mida sa praegu automaatselt mõtled? Et ma ei lähe Max Marasse uut kampsunit ostma. Miks? Sulle ei meeldi Max Mara? Ma ei ole seal vist kunagi käinud. See ei oleks pood, kuhu ma läheks üldse ostma asju. Nii et ma ei tea, kas ta mulle meeldib või ei meeldi. Aga mis bränd sulle meeldib? Ei olegi mingit lemmikbrändi. Tavaliselt ma lihtsalt käin ja vaatan, mis mulle meeldib. Ja siis... Ja mis vastab sinu rahakotile? Ja kindlasti, mis vastab minu rahakotile. Aga mina soovitaks minna Max Marasse ja vaadata, mis... Mitte, et mulle Max Mara, ma ei tee nüüd Max Marale jumala eest reklaami. Aga on kauplused, kus sa tead a priori, et nad on kallid. Ja sa ei lähegi sinna sisse, sellepärast, et sina endale automaatselt sa enda sees mõtled, et mina ei saa seda endale lubada. Sa isegi ei tea, kui palju see toode maksab, aga sinu teas on teadmine, et see on minu jaoks liiga kallis, mina seda endale lubada ei saa. Palun väga, see on sellama muster. Ma ei ütle, et sa pead ostma kalleid asju, mitte mingil juhul. Aga kui sinus automaatselt läheb tööle, ei, seda ma ei saa endale lubada, ma ei lähe üldse sinna poolegi. See näitab, et sul on see... Seda ma endale lubada ei saa. Sa ei mõtle avatud, et ma võin endale lubada. Kas ma luban või ei luba, see on minu vaba valik. Kas ma ostan selle asja või ei osta? Nää, päris nii see kindlasti ei ole. Päris nii ei ole. See viitab ka jällegi, mis viitab. See on lihtsalt see muster, mis ei anna juurtevoolu, külluse juurtevoolu sinu juurde, sellepärast, et sul on see kanal lihtsalt natukene kinni. Ma ütlesin pehmelt natukene. Kuna me lindistame, muidu ma oleks teinud teisiti. Me ei märka neid mustreid. Me ei pane neid tähele ja me tihtipeale lihtsalt... No me ei anna endale aru, et me mõtleme niimoodi. Sina, kes oled ju palju tegelenud teemaga, sa kohe ei saanud minu küsimusest aru, kuhu ma tahan sind viia. Me oleme nii harjunud. Me lihtsalt elame selles, sest kuna kõik need mustrid tulevad ju meie lapsepõlvest. Nii nagu kodus arvati, nii nagu kodus räägiti. Meie seda lubada endale ei saa. Üks noor daam rääkis mulle, et ta on venekeelsest keskkonnast ja ütles, et nišie teatas ema. Selle juures elasid päris hästi, aga ema kasutas sellist sõna nagu nišie. Kuidas eesti keeles nišie on? Kerjused. Me oleme kerjused. Selle juures nad elavad kesklinnas. Kerjused. Ja see noor daam kannabki enda sees seda mustrit, et ta on kerjus. Vaikselt on see temasse lihtsalt söövinud tema aiu. Ja see on need neuronsidemed, mis meie peas automaatselt lähevad tööle, need tulevadki lapsepõlvest. Pärast sa saad ühiskonnast, sellest keskkonnast seda kõike juurde, kui sa lähed kooli ja keegi on jõukam, keegi on vaesem, sa hakkad võrdlema. Veel enam, kui sa vaatad seda kogu Facebooki majandust ja kõik, mis toimub, kus kogu aeg, nüüd on Instagram ka, kus kohas kogu aeg rõhutakse, seda võrreldakse. Ja sa saad ainult kogu aeg endale neid lööke juurde ja sa tunnedki ennast vaesena. Ja kui sa tunned ennast vaesena, siis küllus ei tule. Vaat siin tuleb muuta see muster. On olemas. See ei ole nii lootusetu. Sa pead teadlikult märkama. Esimene asi on loomulikult teadvustada, et sa... Tahad enamat? Ei, algul tuleb teadvustada seda, et sa elad selles teadvuse madalas seisus, selles vaesuses. Sa pead teadvustama, saama aru, jah, see on nii. Nii kui sa eitad, tööle miskit ei lähe. Järgmine samm on see, et sa
hakkad märkama, mis tegelikult sul on olemas. Sest kui inimene, kes ütleb, et ta on kerjus ja ise elab 2-toalises korteris, soojas korteris, mis maksab suhteliselt vähe. Palganumber on viimase 2 aasta jooksul 4 või 5 kordistanud. Ta võiks ju nagu millegi eest öelda aitäh maailmale juba. Et tal on kodu, soe ilus kodu, mis maksab vähe. Et palganumber tõuseb, saab reisida. Minna Pariisi oma sünnipäeva pidama tema jaoks on täitsa taskukohane, mitte eriti pingutust nõudev asi. On ju? Ja selle juures tänutunnet on vähevõitu. Kui sul on tänutunne, kui sa esiteks märkad seda, mis sul juba on ja selle eest oled tänulik, vaat see on esimene ja kõige suurem samm tegelikult külluse juurde, lihtsalt finantsilise heaolu suunas. Muideks see kehtib ka tervise, see kehtib kõige kohta. Me räägime täna rahast. Nii et esimene asi on oluline, et sa märkad seda, mis sul on. Ja sellest tunned tänutunnet. Mitte, ma tahaksin suuremat korterit. Ma tahaksin paremas rajoonis korterit. Ma tahaks mitte 2 korda aastas reisida 3 korda. Vaid 7 korda. Ma ei ole seda endale saanud lubada. No tavaline mõte käik on, eks ole. Nii et, mida ma veel peaksin sulle ütlema, mida ma peaksin veel meelde tuletama? Mis peab olema, et kui sa seda märkad, tänutunne on, see on esimene. Kui sa hakkad tundma tänu, siis on juba väga suur võit ja sa näed rahalist sissevoolu. Automaatselt see hakkab tulema.